ühendust saada Clara vanaema Roosiga, siis Milvi saab ühenduse hoopis Roosi aednikust peigmehe vaimu Ottoga. Väga keeruline värk ja aina keerulisemaks läheb. Näete lavastuse petetud surmaga teist vaatust. Kui ilusad lilled ja aiad. Kõik on täpselt nii, nagu ma ette kujutasin. Saaks ainult tagasi minna vanaema aega ja näha, kuidas see kõik siis oli. Ja ma tahaksin ka minna tagasi ja teada saada, mis juhtus. No aga täna me seda saamegi, kui Madame Conta võtab ühendust vanavaemaga. No, kui ta seda teeb, ega ju Madame Conta ei võta nendega ühendust, nemad võtavad nagu temaga ühendust. Ta saab selle ühenduse. Ma usun sellesse ja ta ütleb meile, kus medaljon on. Kas sa siis ei usu, ei tunne ka ennast sellega ühtekuuluvat siin? Ja see maja tõesti nagu embaks meid soojalt. Jah, ma tunnen, see on meie loo lõpp. Ma loodan, et mitte. Ei, mitte niimoodi rumaluke. Me saame varsti kõik teada. Mis sa arvad, teeme väikesed teed? See on hea mõte. Äkki on neil ka pirukad? Ja, see oleks tore. Kuidas ma saan teid aidata? Tervist. Kas teil oleks võimalik tuua teed kahele ja pirukad? Loomulikult küpsetasin pirukad spetsiaalselt teile. Kui kenadast. Aga ma arvan, et ma lähen ja heidan nüüd veidike pikali. Ja, ma arvan, et puhkamine teeb sulle hea. Teeb tõesti, kas pole? Ja mõelda vaid, me oleme tulnud nii kaugele. Leidsime kõik need vanad kirjad, mida su ema varjas. Leidsime selle maja ja medaljoni. Peagi selgub kogu lugu. Oleks vaid ema rohkem rääkinud. No, peab mõistma, et ta oli viimasel ajal juba vana ja ära olev. Kas sa ütled, et mu ema oli hull? Ei, mitte seda. Lihtsalt ta oli juba eakas ja siis inimesed ongi vahepeal juba sellised ära olevad. Ega küll me kõiki oleme kunagi sellised. No kui sina oled minu kõrval, siis ma ei muretse. Ja kuna sina mind mäletan mina sind ka. Oh, sa rumaluke! Teie teed ja pirukad. Aitäh! Kas see on kõik? Ja, aitäh. Huvitav, kus on Madame Conta ja perakonnad? Milvi ja Vahur olid maja peal liikumas ja Madame Conta puhkab. Ta peab taastama kõik oma jõuvarud tänaseks õhtuks. See Milvi on kuidagi imelik. Ta ei tundu väga lahke olevat Madame Conta vastu. No küll Vahur veenab teda, et ka teisel pool on inimesed. Nii et Vahur siis usub nagu meiegi. Ja aitab meie vanavanemaga ühendust. Clara ja Klaus. Teiega ma tahtsingi rääkida. Kuidas ma nüüd seda ütlen? Mul on vaja, tähendab, teil on vaja. Äkki tassike teed? Oi, aitäh. Ma joon ainult vett, sest muidu õhtul ma ei suuda keskenduda. Oh jah, vabandust. Kuhu ma nüüd jäingi?
tahtsite rääkida tänasest õhtust? Jaa, tänasest õhtust. Kui ma mediteerisin, jõudis minu peasse Ärni Põllupaim. Ja ta ütles, et ta kohtus Roosiga, kuid on üks probleem. Mis probleem? Võlgu on ta. Ja kui te soovite, et see tänane õhtu läheks teile korda, siis on vaja see võlg tasuda. Oot, mis võlg? Las pole olnud juttugi. Ta oli võlgu selle maja eest ja tal on häbi. Väga häbi, sest ta arvab endiselt, et võlg on tasumata. Aga... Ja ta ootab, et sugulased selle ära maksaksid. Ja kuidagi teistmoodi ei saa, jah? Okei, aga... No palun, Klaus, no maksame selle ära, siis me saame teada, mida vanaema öelda tahab. Kas tšekk sobib? Ei, ainult sularaha, et oleks peene. Kui palju? 500 krooni. 500? Vist ei ole nii palju. Kui palju sul on? Ma pean vaatama, ma kohe, jah. Nii, 1, 2, 3, 100, jah, siis peal, nii, siis 5 ja 170 krooni on, jah. Minul on 300. Igaks juhuks hädaolukordadeks. Kas sellest piisab? Muidugi piisab. Ma arvan, et ta ei pane tähele, et 30 krooni on puudu. Nüüd ma panen selle kindlasse kohta. Nüüd tuleb kindlasti vanaema meiega ühendust võtma. Naljakas, et... Ja ma nüüd siis lähen puhkama. Kohtun õhtul. Jah. Kuidas me võrast ei tea? See oli saladus. Mitte keegi ei teadnud. Aga kuidas siis kohta teadis? Ärni Põld ütles talle. Jumaluke. Ma unustasin seda. Ai, mulle meeldib see läbi seinte kõndimine. Kuule, tule sealt seina palju. Ära. See peab olema minu lapselapselaps. Ai, näe sinu moodi küll välja. See on siis tema abikaasa. Mulle ei näe, jah. Vaata abikaasa. Temaga pidi ta küll vaid raha pärast abielluma. On sarnasus teie abikaasaga. Sina oled minu mees. Igatahes tema küll minu moodi välja ei näe. Ja mingi ütles, et sinu lapselapselaps on nõme. Mida sa sellega öelda tahad? Ma arvan, et midagi halba, aga no ega ma tegelikult ei tea. Mina ka vist mitte. Kas ma näen välja nagu mu vanaema? Ära ole nõme! Nagu peegelpilt. Võta need klaasid eest ära ja vaata täpsemini. Nad ei kuule sind, nad ei kuule. Nii tahaks, et nad näeksid, et meil mitte midagi ühist. On väga ilus. Mida sa üritad? Ei no, täpselt nagu sina. Te tegite mõlemad nagu täpselt samamoodi. Mida? No, kohendust mängud, võete käed põlvele, siis tõuste püsti ja... Ta ei teinud seda. Või noh, vähemalt siis midagigi minust. Kas sa arvad, et me saame raha peale
tean, kus on kena säng. Jões! rahune maha, Roosi. proua tuleb varsti tagasi. ma loodan, et tema teab, mida teha. Ma tean väga hästi, mida teha. Ma lähen ja kaon ära lihtsalt. mine siis. no mida proua ütles? me tulime siia, et aidata sinu lapselapselast. Ma väga loodan, et tal on õigus. Ma ei taha seda härra ja proua nõmedat asjata aidata. aga ma ei olegi kunagi seansil käinud. Me ei lähegi seansile. Me oleme seanss. Otto, oled sa siin? jaa, me oleme siin. Kus sa oled? vaata teie ees. Hästi. Me oleme Pauliga tänaseks mõned nipid välja mõelnud. Kuid enne seda me peame mõtlema, kuidas teid aidata, kuidas palju aidata. Miks nad üldse Roosiga tahavad ühendust võtta? meilgi tahab teada, et miks nad tahavad sinuga üldse ühendust võtta. Tahavad ühendust võtta. See on nüüd küll hoiatus kõigile, et ei tohi neid lapsi saada. ole tõsine, Roosi. No ma mäletan, et neil oli ainult pool medaljonist. Nii et nad on teise poole ära kaotanud. Nad kaotasid minu poole medaljonist. Nad otsivad teist medaljoni poolt. oota, see seletab ju kõik. Las Roosi näitab siis, kus see medaljon asub. Meie anname palmidele, palmid panevad selle medaljoni kokku. Otto ja Roosi haihtuvad, me võtame Madame Konda vahele ja lool lõpp. Kas puuduva medaljoni poole leidmine teeb seda kõike? Jah, nii lihtsalt need asjad tavaliselt ongi. kadunud medaljoni pool tuleb üles leida. Ütle neile, et nad hakkaksid kohe otsima. millal te hakkate otsima? Me arvasime, et teie teate, kus see on. Tähendab, et me teame, kus on. Ootokene. Me isegi ei tea, mis päev on. Kuidas nad arvavad, et meie teame, kus medaljon asub? Noh. Meil on siin nüüd vist natuke segadust. No. Nemad arvavad, et me teame, kus see asub. Kus medaljon asub? Oot, peame nüüd natukene augu. See medaljon pidi kaduma ju tükk aega tagasi. Paneme Roosi mõtlema sellele, et millal tal see medaljon viimati alles oli. Otto, las Roosi meenutab, millal tal viimati medaljon oli. Nad tahavad teada, millal sul viimati medaljon enda käes oli. Väga lihtne. See on olnud mul kaelas sellest ajast, kui sa selle mulle andsid. see on tal kaelas. See on ta kaelas. See on kadunud! Medaljon on kadunud! see on kadunud, medaljon on kadunud. See on kadunud, medaljon on kadunud. Kadunud, jumal tänatud sellegi eest. Mis mõttes? See tähendab seda... ma ütlesin, et medaljon on kadunud. Oota, üks hetk, palun, ükshaaval. Vabandust, Otto, ma rääkisin Vahuriga, ta selgitab, miks. See tähendab seda, et Roosi pidi medaljoni kaotama enne surma. Nii et kõige tõenäolisemalt on see kuskil siin majas. Vahur ütles, et Roosi kaotas selle enne, kui sina välja ilmusid. Vahur ütles, et sa kaotasid selle enne tänast ära. No ma ei mäleta. ta ütles, et ta ei mäleta. Ta ei mäleta. Oot, las Roosi keskendub medaljonile ainult. Las ta mõtleb, kes talle kinkis, mida see tähendab ja millal ta selle sai. Et las ta alustab otsast peale. Otto, palu Roosil meenutada oma medaljoni, las ta mõtleb sellele, kellelt ta selle sai, miks ta selle sai ja kuna. sa pead meenutama, kui ma sulle medaljoni andsin, siis mis see sulle tähendas? No sa tead väga hästi iga. no mina tean, aga ega nemad ei tea. Ma ei ütle neile, see on privaatne. ta ei räägi teile, see on privaatne. Me ei taha kõiki kuradi üksikasju, vaid lihtsalt viiteid selle kohta, kus see on. Las Roosi mõtleb medaljonile ja rääkige meile vähem privaatsemaid posi. ta tahab, et sa räägiksid siis vähem privaatsetest osad. no räägi siis.
tsenseerib. nüüd siis tsenseerib, jah. nii. Ma tulin siia. peale seda, kui me tülitsesime. meil oli kokkulepe, et kui mina saan 18, siis me põgeneme. Sina ütlesid, et veel 6 kuud, aga minul oli vaja kohe põgeneda. Sa ütlesid, et ootame selle sünnipäeva ära, siis saame raha, millest piisaks, et põgeneda. Me ei saanud kokkuleppele. Ma olin nii endast väljas. Ma tulin siia. Ma rebisin selle medaljoni kaelast ära. Ja ma lihtsalt viskasin selle tulle. jätka. Ei. See on kõik, mida ma mäletan. ta ütles, et ta viskas selle tulle. ta ütles, et ta viskas selle tulle. Viskus tulda. oot, kohe vaatame. salakäik! Ma arvan, et nii nad panid selle küünla ja pildi liikuma. kuidas muidu? ma tean kindla, teises seinas on veel üks luuk. Vaata! Kaninal on mõlk. vaata, siin on mõlk. mõlk on ja mõlk. see on siis ilmselt sellest, kui ta medaljoni siia viskas. Madam Konda peab selle leidma. jah. see on Madam Konda käes. Sellepärast tahtiski temalt raha. Meist raha. raha? See vana nõid küsis minu lapse käest raha. see vana nõid küsis tema lapselapselt raha. Lapselt. sealt oma lisaraha siis teenibki vana nõid selline. mis rahast te räägite? Madam Konda petab palmidelt raha välja. ta teeskleb, et ta leiab kadunud medaljoni poole, kuid see on juba tema käes. Ai, kui kahju. Need palmid langesidki otse selle vana nõiga lõksu. jaa, palmid langesid otse vana nõia lõksu. et ma arvan, et me peame leidma mooduse, kuidas petta seda petist. aga miks sa siis ainult enda poole medaljonist üles korised? No, peale seda sinu õnnetust ma tulin siia tagasi, et see üles leida. Ma leidsin ainult oma poole. Sinu pool läks kahjuks kaduma. ja sa andsid enda poole edasi oma tütrele. Ju siis. Sellepärast Klaara ja Klaus siin ongi. ja sellepärast oleme ka meie siin. Õhtuseks ootab teid sõigas. tänan väga teid, jah, aitäh. kohe läheme. kohtume siinsamas pärast õhtusööki. noh, me ei kao kuhugi. mõelge seni, kuidas Madam Konda kinni võtta. ja. kuidas me siis seda vana nõida hirmutame? Ma vist tean. Mis oleks, kui ma võtan selle vaasi ja löön ei! paneme nüüd selle ilusti ära. oli ka aeg, me oleme sajandid oodanud. Vabandust. Me mõtlesime mõningad nipid välja. Mis vahuri käes on? Mäss asi see vahuri käes on? See on magnetofon. See salvestab hääli ja kordab neid. Me oleks seda vaja. See on hea moodus. Kui sa tahad öelda midagi, aga sind ei ole kohal.
mis see siis on? see on masin, millega sa saad rääkida, kui sind ennast kohalgi pole. sa oled kindel, et sa said õigesti aru? kuidas saab midagi öelda, kui sind isegi pole? ma ei tea. kuulake, see on minu hääl. kus see kõvemaks käib? Raul, kus see kõvemaks käib? mina ei tea. see oli sinu hääl. kuulake, see on minu hääl. oh, kuidas see võimalik on? ütle neile, et meil on neilegi ülesandeid. meil on ka teile ülesandeid. Neil on ka meile ülesandeid. väga hea. ma tahan selle nõia tuleriidale panna. me peame magnetofoni ära peitma ja leidma mooduse, kuidas nad saavad seda tööle panna. Otto, kas te saate magnetofoni puudutada? ei, ma ei saa. Roosi, proovi, kas sa saad. ei saa. tundub, et me saame puudutada ainult asju, mis kuuluvad selle maja juurde. me saame puudutada ainult asju, mis kuuluvad siia maja juurde. Nad saavad puudutada ainult asju, mis kuuluvad selle maja juurde. ainult maja, see on küll jant. see tähendab seda, et me peame salvestama sõnumi poole lindi pealt, panema selle enne seanssi tööle ja lihtsalt loodame parimat, et see enam-vähem õigel ajal mängima hakkaks. oi, see saab keeruline olema. aga mida siis Roosi ja Otto tegema peavad? ja, mida meie tegema peame? mida Roosi ja Otto, las nad otsivad mõned ketid, mõned puupulgad ja kindlasti on siin majas mõni muusikainstrument või midagi. siis las nad kuulavad linti ja see ütleb neile, mida täpsemalt teha vaja on. Te peate leidma mõned ketid, puupulgad ja muusikariista. Milleks meil neid vaja on? mida meil vaja on? Mingid ketid, pulgad ja muusikariist. milleks meil neid vaja on? lihtsalt kuulake makki ja see ütleb teile, mida teha. see masin ütleb meile, mida teha. see masin ütleb meile, mida teha. no see Milvi on ikka suurema kiiksuga kui see vana nõid. kas kõik on selge? ei ole. on meil valikut? ei. me lähme salvestame sõnumi ära ja valmistume seansiks. ma ikka ei taipa üldse. kuidas see asi saab meile midagi öelda? kõik on sassis. ma ka ei tea. no, igatahes me peame leidma need ketid, puupulgad ja muusikariista. Kuule, kas sulle see Milvi meeldib? Pole tal häda miskit. no, ma eelistan ikka kummitusi. kuule, lõpeta seni, mine, lõpeta see seni. Jussa, aivan pardal või see õhk on puhas. vaata, seal nõial on kaasosalisi. olgem tänaseks õhtuks valmis. Sellepärast ta siis ei kartnud, kui ma enne kella liikuma panin. nii. tundub, et kõik minu omad töötavad. kuidas sinu omad on? jah, see kelleb küll täna viimaseid tunde. ma võtan ta pärast omale mälestuseks. ära ole loll, see on ju kasutu. hakkab peotrikke sellega tegema. ja näitame neile oma peotrikki. no mida sa selle all mõtled? seda. tee sama. mis toimub? ma ei tea, mis sa minu otsa vaatad. oi,
valmis. Liigutage osuteid, testige oma varustus üle. miks pildid ei liigu? keegi rääkis mulle midagi pildist. Ah! ära muretse, see on nüüd tehtud. nii, väga hea. jah, madam. Öelge külalistele, et ma olen valmis ja ootan neid siin. Ja koridoris kustutage tuld. jah, proua. nii, ja nüüd, kui seanss saab läbi, siis põgenege kiiresti. Ma tahan olla sellel ajal juba Šotimaal, kui nemad arvavad ja ärkavad ja saavad aru, et nende raha on minu käes. tere õhtust. nüüd kiiresti pööningule, me peame leidma raketid ja pulgad, mis iganes. palun istuge ja. Asetame käed laua peale ja puudutame sõrmi. nii. Keskendume. Kas keegi on siin? Pole polnud siin. Kas vaimud on kohal? Ma ei kuule teid. Ärni, kas te olete siin? Kus sa oled? palun. proua perekond, meil on hädasti abi vaja, et vanaema ühendust võtta. Kas me saaks keskenduda? Muidu vaimud ei tule välja. Nad pelgavad, kui nende pihta tehakse nii. ma arvan, et nad on juba siin. Keskendume. Ärni, kas sa oled siin? oota. ma tunnen tema kohalolekut. mul on kahju, proua Kanda, et pidin koos Roosiga minema pikale teekonnale.
mis kurat siin toimub? Ei, ma üritan siin praegu nende vanavanematega ühendust saada. Ei, äkki saame kaubale? Ma võin öelda, kus see medaljon on? Ta minestas teenitult. aga kas see kõik oli siis vale? Kristallile sellega öelda. Ärge sattuge paanikasse. kõigepealt kontrollime, kas temaga on kõik korras. proua Konda. ta on surnud! mida me teeme? Rahunege maha. Pange ta sinna salakäiku. Keegi leiab teda sealt. mis salakäiku? see, mis seal peegli taga on. peegli taga? millest sa räägid? ära mõlise, tule siia, aita mul surnukäed liigutada. aga medaljon ja raha? Miks ta sellega öelda tahtis siis? Noh, ära näita talle nüüd vanade põlve vaevu. Nüüd ta juba meeldib sulle, jah? ta on ju mu lapselapselaps. Ma unustasin nad ära. unustasid kelle? noh, see tähendab, tundub, et teie reis ei olnud siiski päris asjata. mida sa sellega mõtled? Ma olen teie vanavanemega terve nädalavahetuse rääkinud. kuidas ta on ju surnud? Jah, ma tean, nad on kummitused ja nad tulid teid siia aitama. kummitused? kallis. Rahunege maha. Te ei näe neid. Ainult mina kuulen neid. Või noh, ühte neist. Neid on siis kaks. jah, me arvame, et noh, üks on Roosi vanavanem ja teine on ilmselt Roosi vanavanaisa, aga selle tõestamiseks oleks meil medaljoni teist poolt vaja. aga me ei tea ju, kus see on. see on ta käes. ta pani pildi kotti enne, kui ta jõudis minu. ja ma arvan, et me sellega natukene liigutasime üle vist. Minu arust oli päris hea. jaa, see makiasi polnud üldse paha tegelikult. kuule, aita sellest jamast. me peame sinu medaljoni poole üles leidma. hästi. proua, kus teie arvates võiks medaljon olla? Ma tõesti ei tea. kas sa päriselt räägid kummitustega? Ei, mulle meeldib ennast lolliks teha. Pole vaja olla nõme. las see Milvi on nõme, sina, Klaus, tule nüüd, aita viimata sinna. ma ei julge. no, ega ta sulle haiget enam teha ei saa. võta sealt kinni. oot, natukene nõrgem, kui arvasin. oot, pane korraks. mida? ma lähen ees. lükka varvastust. lükkan varvastust. sa vana medaljonit leht! mis see? vuti. huvitav, mida see küll avada võiks? See näeb välja nagu seifivõti.
vaata, nad leidsid mingi võtme. kamina peal on kast. Kamina peal on kast. kamina peal on kast. Kamina peal on kast. See läheb see sisse. Ahah, mis meil siin on? Ma arvan, et need on küll teie omad. kas see on minu vanaisa? Otto, kas see oled sina? Jaa, see olen mina. nüüd on kõik selge. me pidime leidma selle kadunud medaljoni poole, et kogu lugu selgeks saaks. vaadake, selle medaljoni andis minu emale tema ema ja temale omakorda tema ema, kelle nimi on Roosi. ja me pidime leidma selle medaljoni, et tuvastada minu vanaisa. nii me arvasime ja. vanaema sõbrustas noore aednikuga, kellesse ta sügavat armus ja nad plaanisid koos põgeneda. aga kahjuks enne, kui nad seda teha jõudsid, suri poiss traagiliselt. mis tegelikult juhtus? Ma läksin linnu pesakorsti pealt alla võtma. Katsus tasakaalu ja natuke nagu kukkusin mingi. sa ei hüpanud. Ei. nii et kõik, mida nad mulle rääkisid, oli vale. aga mida siis Roosi tegi? no, kuna Roosi oli rase, siis Roosi isa pani ta kiiresti mehele, enne kui keegi tema olekut märkas. sellest ei saanud õnnelik abielu. Roosi tundis siukest südamevalu, et ta ei saanud oma aedniku surmast kunagi üle. ja räägiti, et ta suri südamevalusse 27-aastaselt ja medaljon anti põlvest põlve edasi. no ja ülejäänud juba teab. sellepärast ma olen sinust vanem. Miks? sina surid 18-aastaselt, kui sa kukkusid katuselt alla. ja mind pandi siis mehele. mina surin hiljem, sest ma ei suutnud sinuta elada. Miks sa ärritusid siis, kui sa medaljonist rääkisid? jah. mul tuli meelde, et sa tahad mind ainult raha pärast. Muidugi mitte. Ma ei tahtnud lihtsalt, et sa peaksid elama minuga nagu mingi keri. Me hakkame hääbuma. jah, ka sinu hääl kaob. Klaara, kas sa sooviksid midagi oma vanavanematele öelda? ma loodan, et te olete nüüd õnnelikud. temas voolab ikkagi minu verd. Meie oma. Nad on õnnelikud. Hüvasti ja kohtume teisel pool. Me jääme seda kohtumist suure huviga ootama. Nad on läinud. Noh, see on siis kõik, jah? Paistab, et Klaara sai teada, kes on tema vanavanaisa ja nad said Klausiga koos oma raha kätte ja sina, Melli, lahendasid lõpuks oma esimese ülesande. Nii et ega siis muud midagi, kui paneme asjad kokku ja lähme enne, kui meil siin pahendusi tekib. oota, aga kuule, kuidas sa seda häält tegid? Hääl? Mu magnetofon! mis see siin? mis asi on magneetofon? mis see on? nii suur masin.